tere jälle jällegi autost ja ma korraks ütlen ka, miks ma neid autovideosid teen, sellepärast et roolis saab tegeleda üldiselt väga väheste asjadega. Autot juhtides, ja üks nendest asjadest, millega tegeleda saab, on kuulata midagi ja rääkida. Ja mida mina siis tegin, enne kui ma rääkima hakkasin, oli siis see, et ma kuulasin. Ja kuulasin ühte väga huvitavat inimest, väga edukas inimene, mitte jällegi siinkohal ei hakka rääkima sellest, ma ei tea, mis tal on või kui palju raha tal on, kuigi tal on palju raha, aga see ei puutu asjasse, vaid edukas inimene sellepärast, et ta on väga arukas inimene. Ja millest ta siis põgusalt rääkis, oli sellest, mis on ka selle video pealkiri, ehk siis meditsiini- ja ravimitööstuse räpane külg. Ja sellest räägin mina ka sulle. Ja miks ma sellest räägin? Tõenäoliselt sa oled sellest võib-olla isegi juba kuulnud, aga kui kõik räägivad, no ma siis räägin ka lõppude lõpuks. Ma ei ole tahtnud sel teemal rääkida, sest esiteks sel teemal räägitakse palju ja teiseks ma ei tea, mulle väga ei meeldi sellest rääkida, aga nüüd ma olen otsustanud, ma võtan ka siis tegelikult sõna ja räägin sellest. Nii et jah, kahjuks nii on, et vaadake ükstapuha, mis asja me siin maailmas ette võtame, inimene, asi, tegevus, kas või loom, mida iganes on ju, igal asjal on 2 külge, vähemalt 2 külge, aga no piirdume 2 küljega siinkohal. Ja samamoodi on ka meditsiinil ja ravimitööstusel. Ja mis see teeb siis nii-öelda selle, üks pool on tore, aidatakse inimesi, ravimitööstus, sul on, ma ei tea, sul on mingisugune terviserike, võta see tablett, võta see süst, võta see plaaster või mis iganes asi on ju. Ja see aitab sind ja nii ongi. Aga ja arstidega on täpselt sama lugu, haiglatega on sama lugu. Oi, sul on see probleem, tule, ma ei tea, õmblen, lõikan, teen seda, teist ja kolmandat, aitan sind ühe sõnaga. Aga mis seda kõike nagu selles mõttes lõppude lõpuks töös hoiab? Vaadake, kumbagi nende valdkonna eesmärk ega ka tegelikult otsene nii-öelda tegevus ei ole ju nii-öelda probleemi lahendamine ja probleemi lahendamine jäädavalt. See on ajutine lahendus. Kuigi, kui sina oled ravimitööstuses või kui sina oled meditsiinitööstuses töötav inimene ja ütleme nii, et mida kõrgemal sa oled, siis sa tunned tõenäoliselt praegu hetkel 1-2 emotsioonist. Sa tunned ekstreemset ebamugavust ja negatiivsust. Negatiivsust ennekõike minu suunas ja ebamugavust enda suhtes. Või siis teine on see, et sa tunned negatiivsust ja positiivsust. Ja sa tunned positiivsust enda suunas ja negatiivsest minu suunas, sest ma jätsin ühe asja täpsustamata. Mitte kõik inimesed nendes 2 tööstuses ei ole nii-öelda selle pahupoolega tugevalt seotud ja sellest tugevalt huvitatud, sest nad on sellest tugevalt hüvitatud, ehk siis nad saavad raha selle eest. Ja mille eest need 2 tööstust siis raha saavad? Nad saavad raha selle eest, kui inimene on haige ja kui inimene veel hullem püsib haige. Sellest ei saa keegi, sellest ei hüvitu nendest mitte keegi, kui inimene jääb haigeks ja siis juhtub 2 asja. Saab ise terveks või siis sureb ära. See on halb muidugi. Küll aga, kui see inimene jääb haigeks või on haige, kas või mingisuguse sõnaotsus mõttes midagi on kaasa sündinud, siis see inimene nende jaoks on väga tähtis, sellepärast et see inimene toob neile raha sisse. Ja mitte kumbki nendest tööstusest, enamus nendest inimestest seal ja enamus nendest tööstustest ei ole huvitatud sellest, et kui nad sulle midagi annavad või sulle midagi teevad, siis sa saad selle asja korda, mis sul on. Isegi kui nad teevad sulle seda aasta aega järjest näiteks, siis nende huvi pole ikkagi, et sa aasta aja pärast ära kaod. Võib-olla mõnel on ju? Võib-olla mõnel tõesti on, aga enamusel on ikkagi see soov, et okei, väga tore, said terveks. Aga palun jää uuesti haigeks. Kuku uuesti, haigestu uuesti
ja nii edasi, tule tagasi, sest siis see tööstus saab edasi toimida, me saame edasi teenida sinu pealt. Aga mille arvelt teenitakse? Häda ja viletsuse. Häda on tervisega ja tervis on ka samas vilets, on ju. Selle pealt teenitakse ja see on tegelikult, ja nii tegelikult on ka, ja see on jube. Ja nüüd, siin võib tekkida mõnel inimesel selline mõte, kas siis selles tööstuses mõnel inimesel või siis nii-öelda inimesel, kellel on probleem, et kuule, aga Erik, sa tegutsed ka ju selles valdkonnas. Esiteks, ma ütlen seda, ei, ma ei tegutse ei ravimitööstuse ega meditsiinitööstuse valdkonnas. Mina olen toitumisnõustamise valdkonnas ja see on hoopis teine teema. Ja vaadake, mida teevad nagu näiteks meditsiini ja ravimitööstus ka on see, et nad annavad sulle ühe asja, nad annavad sulle ühe tableti, ühe plaastri, teevad sulle ühe õmbluse, mis iganes nad sulle teevad, on ju. Ja mida iganes nad sulle annavad, sinna peale üldiselt asjad nagu kuhjuvad. See tähendab seda, et kui sa saad tableti, näiteks, mis iganes, praegu näiteks väga populaarne, mitte populaarne, aga väga levinud on igasugused depressioonid, ärevushäirid ja nii edasi. Nad annavad sulle ühe tableti, mis lahendab selle probleemi ära, aga see põhjustab teise probleemi. Näiteks need ravimid põhjustavad kaudselt ülekaalulisust, väga lihtsalt, sest inimesele lähevad igasugused filtrid maha, ta fookus on mujal, ta ei hooli sellest, et ta võtab juurde, ta hormoonid lähevad sassi, seal hulgas ka hormoonid, mis reguleerivad söögiisu, söömise aegasid, söödava toidu kogust, need lähevad kõik sassi, kui su ajukeemia on sassis. Tegelikult on ju. Ja siis sa pead hakkama midagi muud võtma, et see korda saada. Ja et selle korda saada, võtad sa midagi muud, siis sa pead veel midagi võtma, et see järgnev asi korda saada. Ühesõnaga, saate aru, kuidas see asi toimub ja kuidas see asi toimib. Ja vabandust selle väriseva pildi pärast. Ja mida mina sulle öelda tahan, on see, et mina ei ole nendes valdkondades. Juba kui ma personaaltreenerina töötasin ja kõik need trennid, mis ma praegu ka annan, tegelikult need on ülivähe. Minu eesmärk on see, et ma tahan, et inimene saaks võimalikult kiiresti informatsiooni kätte, et ta ei oleks millegist või kellegist sõltuv. Minu eesmärk on lihtsalt anda võimalikult paljudele inimestele sedasi, kuidas nad saaksid võimalikult kiiresti vabaks. Nüüd, mitmeid aastaid oli siis minu teenuseks toitumiskava ja miks ma ütlen oli, sellepärast, et ma kohe seletan sulle, see ei kao mitte kuhugile, toitumiskava on tööriist, seda ma tahan igal juhul inimesele anda, aga see oli ka nii-öelda lahendus, mida ma pakkusin, aga see lahendus tegelikult ei töötanud väga hästi. Ja miks? Sest see on ainult tööriist. Ütleme niimoodi, et kui sul on kõik kõige paremad tööriistad, aga sul ei ole teadmisi ja mingisugust kindlat plaani, mida ja kuidas sa nende tööriistadega tegema pead, siis sa ei ehita üldiselt seda asja valmis. Ja sel põhjusel lõingi ma lõppude lõpuks, ja ma tunnen natukene ennast halvasti, et mul nii kaua läks, aga lõppude lõpuks on see siis kohal, lõin kaalulangetuse kiirtee, kus sa programmi kaalulangetamise-teekonnale nii-öelda siis asudes saad sa kõigepealt väga palju informatsiooni kätte, kuidas siis selles keerulises toitumisvaldkonnas orienteeruda, tegutseda, millal mida teha, mis on need takistused, mis sulle ette tulevad. Ja siinkohal panen käe südamele ja ütlen, mina tahaksin sind ainult maksimaalselt 1 aasta. 1 aasta tahaksin mina sind enda hoole alla. Miks? Esiteks, kaalulangetuse kiirtee on mitme kuu pikkune programm, kus sa saad kõik informatsiooni kätte, et iseseisvalt siis nii-öelda põhimõtteliselt hakata iseenda toitumisnõustajaks. Ja sealt edasi tuleb sul seda praktiseerida toitumiskava näol, kõiki neid situatsioone läbi tehes. Ja sealt edasi, mida ma veel tahan, on siis see, et sa küsiksid sel hetkel väga palju küsimusi. Toitumismaailm on keeruline. Ma ei saaks elu sees anda edasi kõiki teadmisi, mis mul on, isegi kui ma kedagi õpetaksin aasta. Jutti. Küll aga ma saan anda sulle 70, võib-olla isegi 80% kõigest sellest, mis ma tean ja kõigest sellest, mis sul vaja on, et jõuda sellisesse seisu iseenda ja oma vormiga, kus sa oled enne ja eelkõige tervislik, rahulik ja muidugi õnnelik. Ja see on minu eesmärk.
Ja selles suunas ma tegelikult liigun. Ma ei taha sind tegelikult mitmeks aastaks. Tegelikult ma ei taha. Ma ütlen ausalt. Ära saa valesti aru, kui sina seda tahad, ma võtan su hea meelega vastu mitmeks aastaks. Nagu väga paljud inimesed, kes käisid mul kunagi personaaltreeningutes või siis kasutavad mu toitumiskava. Aga praegu ma näen, et see ei ole enam see õige lahendus tegelikult. Ja sellepärast ma olengi pannud kõik vajalikud asjad, et sel hetkel, kui sa väljud nii-öelda toitumiskava keskkonnast, ehk siis pesast, ütleme siis niimoodi, et sa oled siis, ei ole enam linnupoja, vaid oled siis juba nagu lind, kes suudab tegelikult lennata. Ma ei taha, et sa seal pesas edasi istud. Ma tahan, et sa lendaksid. Ja siis, kui sa tunned, et sul on mingi põhjus tulla pessa tagasi, sul on toitumiskava ikka olemas, on ju, aga, või sa tahad minult küsimust küsida, siis tule sinna tagasi. Aga kui sa ei taha sinna tagasi tulla, tegelikult, sa ei pea sinna tagasi tulema. Ja vot see eristabki tegelikult mind ja üleüldse ka teisi inimesi, kes samamoodi tegutsevad, et anda sulle selline lahendus, selline võimalus, mille abil sa saaksid iseseisvaks, sa saaksid jäädavalt sellest asjast lahti, mis sind siis nii-öelda tüütab. Kui sa lähed arsti juurde või kui sa lähed ükstapuha kuhu ja nad annavad sulle lahenduse ja nad annavad sinna peale, ütlevad, aga sul on seda ka vaja ja siis sul on seda ka vaja ja siis sul on seda ka vaja, on ju. Ja siis tule jälle tagasi poole aasta pärast ja niimoodi. Nad teevad seda raha pärast, see ei ole õige ja ole sellest teadlik. Ja alati, kui keegi teeb midagi raha pärast, alati, kui keegi ei taha, et sa ise seisvuksid nii-öelda, siis sellel inimesel on väga paljud muud asjad mõttes peale selle, et ta tegelikult sind aidata tahab. Mina tahan sind tegelikult aidata ja ma ütlen sulle, tule aastaks minu hoole alla ja peale seda sa oled sellises seisus, kus sa võid ise tegutseda, aga sa oled alati oodatud jääma või siis tagasi tulema, kui sa tunned, et sa tahaksid midagi veel. Aga aastaga saab sinust vägagi teadlik toituja, kes saab hoolitseda iseseisvalt oma enesetunde ja oma vormi eest. Nii et alustasime siis sellega, mis on meditsiini- ja ravimitööstuse räpane varjukülg. Ja nüüd sa saad aru, miks. Ja lõpetasime siis sellega, et sa pead oma iseendas seisma hakkama, et keegi kasutaks sind ära, on ju. Ja meditsiini- ja ravimitööstus, teate üleüldsegi, mille pärast see nii hullult suured tööstused on, väga lihtsal põhjusel. Sellepärast, et inimesed on väga haiged. Ja miks inimesed on väga haiged? Sest inimesed ise teevad, nemad ei tee sind tegelikult haigeks. See ei ole juba nende süü, see on juba tegelikult sinu süü. Ja kuidas sa teed ennast haigeks? Väga lihtsalt, 80% inimesi 80% ulatuses haigusi, tervisi ja hädasid tekitab endale ise. Ja kuidas seda tekitatakse? Enamasti. Välja arvatud õnnetused, siis elustiil, mis tähendab vale toitumine ja vähene või siis vale liikumine. Mina annan sulle õige toitumise kohe kindlasti ja liikumissoovitusi jagan sulle täpselt samamoodi, et sa saaksid olla enne eelkõige terve ja sealt juba siis rahulik ja õnnelik. Nii et ma loodan, et see info tuli sulle kasuks ja siit punktist edasi kaalulangetuse kiirtee, mis ongi sinu kiirtee siis selleni, et sa saaksid iseseisvaks toitumise maailmas. Ja sa ei peaks enam mitte kunagi mitte kellegi poole pöörduma, kui sa oled selle aasta ilusti ära teinud. Sa käisid kunagi koolis kindlasti, mingitel kursustel oled käinud ja tänu sellele mingid tööd teed, mida iganes sa õppinud oled, sa oled näinud, kuidas see sulle sinu töös, sinu hobides või kus iganes kasuks tuleb. Tee omale see toitumise asi ka selgeks, see on väga oluline, sa sööd ju mitu korda päevas ja see mõjutab, see toit, mida sa sööd ja kui palju sa sööd, see mõjutab su tervist nii palju, lausa nii palju, et sinust võib saada täiesti uus ja õnnelik inimene või siis nii palju, et sinust võib saada üks haige, viletsa tervisega õnnetu inimene. Valik on sinu. Mina ootan sind igal juhul enda tiiva alla aastaks ja ma luban sulle, et peale seda, kui sa pesast välja lendad sa väga kõrgelt, väga ägedalt, oled väga õnnelik ja terve. Tšau!